ainuke olla võid, su laps on hästi arvutav ja lugev, aga ikka sees sul saps on, ta veel pole küllalt tugev. Kooliteel ja koolimajas peidus on kõiksugu ohte, lapsele neist ikka vaja rääkida, siis lootust rohkem, et laps suudab endal ise luua elu turvalise. Aga ära lihtsalt keela, teada on, et keeld ei veena. Laps võib mõelda, nii just teen ma, kui see ei luba isa, ema. Kõigest ikka räägi järjest, põhjusest ja tagajärjest. Mõned korrad lapse kõrval tema koolitee tee kaasa, et kõik ohud teada saada. Kui on kuskil kõrvalisem otserada nurga taga, sealt siis oleks turvalisem läbi minna sõpradega, sest seal luurata võib tüüpe, kahtlaseid, kes pole mitte tegelased multifilmist. Neil on päris kurje mõtteid. Laps kui üksinda, siis pigem valigu tee, mis on pikem. Bussi pealtki tulles maha, üle tee ei tohi minna sealt, kus pole näha, huupi. Kui auto rammib jalakäijat, ta ei tee ju lihtsalt tuupi. Laps, kui kooli sõidab rattal, siis ei tohiks olla piinlik anda elupäästjat kiivrit. See ei näita tema argust, hoopis ellujäämistarkust. Suur probleem veel üleilmne, ei maksa olla sinisilmne, lootes, et su võsu ilmselt ei tea kedagi, kes hooliks narkootikust või alkohoolist. Tee tal selgeks elutõde, et kui koolivend või õde vehib suurte rahadega, aga koolikaaslastega üldse seltsida ei taha, siis on asjal miskit viga. Siis ei maksa ühes minna, kui ta kutsub nurga taha. Ja et sinu laps ei hooliks narkotsist ega alkohoolist, parem on, kui leiab mõne harrastuse, mis on põnev. Kui lapse elu pole igav, siis tal risk on hulga väiksem teha saatuslikku viga.